odava korteri saladus. Seni on nende juhtumite puhul, mis ma olen üles kirjutanud, Poirot juurdlused alguse saanud mingist kesksest faktist, kas siis mõrvast või mõnest röövimisest ja kulgenud loogilise deduktsiooni protsessis kuni lõpliku võiduka lahenduseni. Aga sündmuste puhul, mida ma nüüd hakkan kirjeldama, viis pealtnäha täiesti tavaliste vahejuhtumite jada üsnagi pahaendeliste olukordadeni ja lõppes vägagi ebatavalise juhtumiga. Olin selle õhtu veetnud koos oma vana sõbra Gerald Parkeriga. Peale võõrustaja minu oli kohal veel oma pool tosinat inimest ning jutt läks, nagu see Parkeri puhul varem või hiljem pidigi minema, maja otsimisele Londonis. Majad ja korterid olid Parkeri eriline hobi. Sõja lõpus saadik oli ta elanud vähemalt pooles tosines erinevas korteris ja üürimajakeses. Niipea, kui ta kuskile paigale jäi, sattus ta ootamatult mõnele uuele ja paremale leiule ning pakkis jalamaid oma kotid ja kodinad jälle kokku. Tema kolimistega käis kaasas peaaegu alati teatud väike rahaline võit, sest ta oli nutikas ärimees, aga tegutsema ei sundinud teda mitte soov selle pealt teenida, vaid hoopis puhas hasart. Kuulasime Parkerit mõnda aega aupaklikult, nagu ikka algajad, kes eksperdi juttu jälgivad, ja siis tuli meie kord ja siis pääses täielik Paabeli segadus valla. Viimaks sai jutujärgi enda kätte Mrs. Robinson, võluv pisike noorik, kes oli seltskonnas koos abikaasaga. Ma polnud neid varem kohanud, kuna Robinson oli Parkeriga alles hiljuti tuttavaks saanud. Korteritest rääkides, ütles Mrs. Robinson, kas te kuulsite juba, kuidas meil vedas? Mr. Parker, me leidsime korteri lõpuks ometi Montague Mansionis. Tore, vastas Parker, ma olen alati öelnud, et korterid on küllalt kõrge hinna eest. Jah, aga selle hind ei ole kõrge. Korter on nii odav, 80 naela aastas. Aga see Montague Mansions on ju otse Knightsbridge'i kõrval, kas pole? Suur ilus hoone, või te räägite mõnest samanimelisest vaesest sugulasest kuskil Agulis? Ei, see on see sama seal Knightsbridge'i lähedal. See teebki asja nii imepäraseks. Imepärane on jah õige sõna. See on ju lausa miraaž. Ent kuskil peab kindlasti mingi nõks olema. Arvatavasti nõutakse siis suurt ettemaksu. Ei mingit ettemaksu. Ei mingit ettemaksu. Oh issand, oigas Parker. Aga me pidime korteri mööbli ära ostma, jätkas Mrs. Robinson. Parker muutus kohe särtsakamaks. Ma teadsin, et mingi nõks peab olema. 50 naela eest ja see korter on väga ilusasti möbleeritud. Annan alla, kuulutas Parker. Need omanikud peavad küll mingid filantroobi kalduvustega nõdrameelsed siis olema. Mrs. Robinson paistis väheke murelik. Tema peente kulmude vahele ilmus kerge korts. See on tõepoolest veider, eks ole ju. Te ju ei arva ometi, et seal kummitab. Ma pole kunagi kuulnud korterist, kus kummitaks, teatas Parker kindlalt. Ei ole või? Mrs. Robinson näis siiski veendumusest kaugel olevat, aga seal oli mitu asja, mis mulle silma torkasid. No, väga veidrad asjad. Näiteks, alustasin mina. Sõnas Parker, meie kriminaaleksperdid tähelepanu ongi äratatud. Laduge aga oma koorem talle kaela, Mrs. Robinson. Hastings on võrratu saladuste lahendaja. Puhkesin piinlikkust tundes naerma, kuid see roll polnud mulle tegelikult põrmugi vastumeelne. Mitte just, veidrad asjad, kapten Hastings, aga kui me läksime agentide Stosseri ja Pauli juurde, me polnud seal varem käinud, sest nad tegelevad ainult kallite Mayfairi korteritega, aga siis mõtlesime, et ega see ju tüki küljest võta. Siis olid kõik korterid, mis nad pakkusid hinnaga 400 ja 500 naela aastas või siis tohutu sissemaksuga ning just siis, kui olime lahkumas, mainisid nad, et neil on küll üks korter 80 naelaga, aga nad kahtlevad, kas sinna on üldse enam mõtet minna, sest see on juba mõnda aega kirjas olnud ja nad on sinna päris palju inimesi saatnud, nii et see on kindlasti ära võetud, ära napsatud, nagu ametnik ütles, ning teised inimesed saavad pahaseks, kui neid saadetakse mõnda kohta vaatama, mis on võib-olla juba tükk aega tagasi välja üüritud.
Mrs Robinson peatus hädavajalikuks hingetõmbeks ja jätkas. Tänasime teda siis ja ütlesin, et saame täiesti aru, et sellel ei pruugi mõtet olla, kui tahaksime sellegipoolest selle aadressi saada lihtsalt igaks juhuks. Sõitsime otsekohe taksoga sinna, sest lõppude lõpuks ei või ju iial teada. Korter number 4 asus teisel korrusel ja just siis, kui me lifti ootasime, tuli Elsie Ferguson, ta on minu sõbranna, kapten Hastings, ja nad otsivad samuti korterit, tuli kiiruga trepist alla. Ükskordki elus jõudsin ma sinust ette, ütles ta. Aga sellest polnud mingit kasu, see korter on juba ära antud. Näis, et sellega on asi lõppenud, kuid no jah, nagu John mainis, see korter oli väga odav ja me võiksime ju rohkem pakkuda ja ehk pakuksimegi isegi ettemaksu. Kole tegu muidugi ja mul on teile selle pärast päris häbi rääkida, aga te ju teate, mida korteri ostmine endast kujutab. Kinnitasin talle, et ma olen täiesti teadlik, et võitluses eluruumi pärast võidutseb inimloomuse madalam pool sageli kõrgema üle ja et tuntud reegel inimene on inimesele hunt on siin küll alati rakendust leidnud. Läksime siis üles ja kujutage ette, korter polnudki ära antud. Toatüdruk näitas meile seda, siis kohtusime perenaisega ja asja aeti korra pealt joonde. Kohene haldamisõigus ja 50 naela mööbli eest. Kirjutasime lepingule järgmisel päeval alla ja homme hakkame sisse kolima. Mrs Robinson jäi võidukalt vait. Ja mis sai Mrs Fergusonist, küsis Parker. Kuulame teie järeldusi, Hastings. Päev selge, mu armas Watson, tsiteerisin hooletult, ta käis lihtsalt vales korteris. Kapten Hastings, kui tark te olete, hüüatas Mrs Robinson imetlevalt. Ma lausa soovisin, et Poirot oleks seal olnud. Mõnikord on mul tunne, et ta alahindab mu võimeid. Kogu lugu oli päris lõbus ja järgmisel hommikul esitasin selle probleemi Poirot'le lihtsalt tema üritamiseks. Ta näis huvi tundmat ja esitas mulle päris üksikasjalisi küsimusi korteriüüride kohta mitmetes asupaikades. Kummaline lugu, tähendas ta mõtlikult. Palun vabandust, Hastings, ma pean väikese jalutuskäigu tegema. Kui ta umbes tunni aja pärast tagasi tuli, särasid tema silmad imelikus elevuses. Ta asetas kepi lauale ja harjas oma kübarapõhja tavalise põhjalikkusega ära, enne kui rääkima hakkas. On teada, Monami, et meil pole praegusel silmapilgul ühtki asja käsil. Seega saame end tervenisti pühendada käesolevale juurdlusele. Mis juurdlusest te räägite? Teie sõbra Mrs Robinsoni uue korteri märkimisväärsest odavusest. Poirot, te ei mõtle seda ometi tõsiselt? Mõtlen küll, täiesti tõsiselt. Arvestage ise, Monami, et nende korterite tegelik üür on 350 naela. Sain agentidelt just nüüd sama selle kohta kinnitust. Ja ometi anti see korter üürile 80 naelaga. Miks? No sellel peab siis midagi tõesti viga olema. Äkki seal kummitab, nagu Mrs Robinson oletas. Poirot raputas rahulolematult pead. Veel on väga kummaline see, et sõbranna ütleb talle, et korter on ära antud, aga kui ta läheb üles, pange tähele, selgub, et see ei olegi nii. Kuid kindlasti olete minuga päri, et teine naine käis ilmselt vales korteris, see on ainuvõimalik seletus. Teil, Hastings, võib selles osas õigus olla, kuid võib ka mitte olla. Aga meil on ikkagi olemas fakt, et seda korterit käis vaatamas arvukalt teisi huvilisi, ent ometi selle märkimisväärsele odavusele vaatamata oli see ikka veel saadaval, kui Mrs Robinson sinna läks. See näitab jah, et seal peab midagi valesti olema. Mrs Robinson ei paistnud märkavat, et seal midagi valesti on. Väga kummaline, kas pole? Kas ta jättis teile ikka usaldusväärse naise mulje, Hastings? Ta on tore ja rõõmsameelne inimene. Seda loomulikult, kuna tema pärast pole te võimeline minu küsimusele vastama. Kirjeldage teda mulle. No, ta on pikk ja blond. Tema juuksed on tõesti väga ilusa kuldpruuni varjundiga. Teil on juba ammu nõrkus kuldpruunide juuste vastu, pomises Poirot. Aga jätkake. Sinised silmad ja väga ilus jume ning no jah, ongi vist kõik, lõpetasin ma mannetult. Ja tema abikaasa? Ta on päris tore poiss, midagi silmatorkavat. Tume või hele? Ma ei oska öelda, midagi vahepealset ja täiesti tavaline nägu. Poirot noogutas. Jah, selliseid keskpäraseid mehi on sadu. Igatahes kirjeldate te naisi alati kiitvalt ja suurema mõistmisega.
Kas te teate nendest inimestest midagi? Kas Parker tunneb neid hästi? Ma arvan, et nad pole kuigi ammused tuttavad, aga Poirot ei arva ju ometi hetkeks, et Poirot tõstis käe. Pidage nüüd. Kas ma ütlesin, et ma üldse midagi arvan? Ma ainult ütlen, et see on kummaline lugu ja pole midagi, mis selle valgust heidaks. Välja arvatud ehk tolle daami nimi. Ah, Hastings? Tema nimi on Stella, kostsin ma tuimalt. Aga ma ei mõista, mida te... Poirot katkestas mind oma naerupurtsatusega. Miski näis teda tohutult lõbustavalt. Ja Stella tähendab ju tähte, eks ole? Suurepärane. No pagan võtaks, mida te... Ja tähed annavad valgust. Voilà! Rahustuge, Hastings. Ärge laske sellelt solvatud väärikuse meeleolul enda üle võimust võtta. Tulge lähme Montague Mansionsi ja teeme seal mõned järelpärimised.